Tommy, võta nüüd lahti oma tööd. Eelmine kord Lill, kes mõned said valmis, mõned nii kaugele kui jõudsite. Võta oma see lille leht lahti. Index.php. Samas võta ka kaust lahti ja võta see notepadiga ka oma see lill ette. Võta ikka enda kaustast asjad lahti. Võt notepadist, pane nüüd need enda failid kinni, notepadist pane nüüd see indeks ja kujundusleht kinni. Et meil on hetkel vaja natukene hakata kaustust korda looma. Kõigepealt indeks kinni ja kujundus kinni. Ja nüüd enda kaustas, seal veebi kaustas, muuda ära selle indeksi lehe nimi. Pane talle nimeks vana index.php. Ja vana alt viib see indeks. Kujundust ei pea ringi nimetada, see jääb meil selliseks, nagu ta on. Lihtsalt see vana indeks, selle nüüd paneme menüüsse ja teeme ühe kodulehe väljanägemisega lehe. Eelmine indeks vanaks. Nüüd sul on juurde vaja teha uuesti index.php leht, kuhu hakkad menüüd sisse panema. Sa võid kaasa teha, keegi ei keela. Lähed veebi kausta, teed siin oma kausta, hakkad tegema. Uuesti index.php. Kuna see on esileht ja sinna paneme nüüd korraliku lehekujunduse, kus on päis, kus on jalus, kus on menüüd ja paneme kõik enda tehtud lehed sinna menüüsse kirja. Vaata ekraanile. Sorry. Restart. Kui indeks on ära tehtud, siis tee ka temale vastav kujundus, et indeksi kujundus. Kausta sees, koha peal parem klõps, uus fail. Uueks nimeks indeksi kujundus. Sinna läheb nüüd uue lehe kujundus sisse. Kaks uut faili.
ja need mõlemad võta nüüd Notepad'iga lahti. mis selle uue tees siis? Indeksisse kirjuta Notepadis kohe see lehestruktuur valmis. See on doctype, HTML, detail, head, body. Kui oskad, kopeerid eelmisest tööd, kui oska, ei kopeeri kuskiltki. Et kui sa mäletad, et kui sa tahad, et sinu lehed kuvaks neid täpitähti, siis pead panema ka esimesse metaandme täisisse. Ja kui need ära kirjutada, siis kujunduses võid kohe otse podile anda tema värvi. Et oleks iga tühi valge. Võta eelmisest tööst, sul on täpselt sama asi kirjas. Võtame eelmised tööd lahti sealt, kirjuta struktuur maha. Ei saa nii koba olla. Eelmist tööd lahti võtta.
Ja kui stiililehel paned värvi, siis kontrolliga veebis üle, et ta tuleb sul ikka seda värvi, mis sa valisid. Täitsa tühi leht, seda värvi, mis sa panid body värviks. Kujunduse lehel. Kuidas see Ctrl S on salvestatud. ei nagu lehe peal üle. Ctrl F5. Kui järevärvi vaat, sul äkki midagi puudu, nimi valesti ümber kirjutatud. Sest siin lingis peab olema täpselt see kujundusfaili nimi. Ja kujundusfail peab olema täpselt see nimi. Ja ära salvestatud. Ja värvi tähenumbri kombinatsiooni ette käib raudselt trailid. Kui seda ei ole, siis ta ei värvi ära kasuta. Põhimõtteliselt on, et üks asi on sinu teha, et kuidas sa oma lehe paigutuse teed. Üks on kindel, mis peaks olema, ma teen piltlikult siia ette kõigepealt. Kõigepealt on sul kogu leht. Nii palju, kui sul see ekraani peal on, siis lehe sisse tuleb esmalt tuleb tekitada ümbris. See on alati ülevalt paremalt vasakult mingisugune tühi ruum on jäetud, et tehti oleks sul alati servast serva. Kui sa mööda lehti ringi käid, siis näed, et mingi tühi ruum on paremal vasakul alati jäetud. See divi nimetad lihtsalt nimega ümbris. Nüüd ümbrise sisse tuleb lehe paigutus. Enamjaolt see käib niimoodi, et üles ritta tuleb päis. Need võivad olla nüüd selle ümbrisega sama laiad, kui nad on. Siis vasakul käib enamasti menüü. Ja nüüd sina otsustad, kas sa paned sisuteed kogu selle ülejäänud krempli ulatuses või jagad selle veel omakorda väiksemaks ja paned siia parema poole veel ühe sellise menüü või reklaamiala. Sellise kujundusega on meil näiteks koolileht. On üldine taust, see on see värv, siis on põhimõtteliselt kast ja see on jaotatud päis ja 1, 2 ja 3 menüüd. Põhimõtteliselt täpselt selle kujundusega, mis siin on. Nii joonistasin. Vanasti meil oli see, et kui ei olnud paremal pool menüüd, oli lihtsalt siin menüü ja kogu lehe sisu tuli siia.
et seda võid sina valida, kuidas sa selle nagu paika paned. aga seda pead nüüd vaatama, et kokku on mul siin, võtame 1, 2, 3, 4 divvi. kõigepealt on ümbris. nüüd võtad oma, mine indeksile. hakkame nüüd neid ringe kirjutama. Body sisse. kõigepealt on div, mille klassiks on, paneme ID, siis on lihtsam. ID on ümbris. Ja nüüd, kuna kogu see muu asjandus läheb meil ümbris sisse, siis tee kahe divi vahele tühi rida, kuhu sa hakkad nagu sisu nüüd panema. Täpitähti ei ole soovitav kasutada. ID-des, klassides, objekti nimedes. nüüd ümbris sisse hakkab pihta meil, et kõigepealt on päis, menüü ja sisu. panemegi need kõik 3 üksteise otsa. kõigepealt tuleb päis meil. paneme talle, et ID-d on päis. ja täpitähti ma ei kasuta, siis kirjutan pealdis. siis edasi tuleb seal menüü. ja kolmandaks paigutuseks oli sisu. mis sa selle ümbruse taha seda pildi? ma ei saa aru, mida sa praegu mõtled siin. sest ümbrise sisse tulevad need 3 kujundust. sest ümbris algab siit ja lõpeb siin. ümbris sees on pealdis, menüü ja sisu. pealdis. nüüd nende pealdise menüü ja sisu sisse ma panen ka kerge märksõnad nende kahe nurga vahele, et see on pealdis. ma kohe näen, kuhu ta ilmub. siis menüüle menüü. ja sisusse kirjutan sisu. nüüd peaks tulema sulle kõik 3 tükki üksteise alla, nii pealdis, menüüga ja sisu, kui sa oma lehe salvestad värskendad. Lehe peal peaks tulema su 3 rida, üksteise alla ilusti. nüüd paneme kõigepealt ümbrise paika. sest ümbris peaks olema lehe keskel ja värvime selle background'iga ära, et siis me näeme, kuhu ta täpselt ilmub. et on lehe keskel ja kõrguselt on ta nii palju, kui see ekraan lubab, aga sina vaatad, palju sa paremat ja vasakut ruumi jätad. sest minu läbaka ekraan on kitsas, see on ruumi vähe. et mina panen oma paremat vasakut, sina vaata enda ekraani järgi. nüüd, kuna meil nendel divvidel on ID, ei ole klassi, siis ID-le sai kujunduse külge panna, kui trellid.
siis tuleb tema ID. Kõik paneme taustavärvi, et ma tunneks ära. Ikka ümbris. Kõik kõigepealt taustavärv, et ma tean, milline ta on ja kus ta asub. Nüüd see, et oleks meil ilusti lehe keskel. Meil on vaja marginit. Ja mina vaatan, et ülevalt alt jääks mul 10 pikslit. Ja paremat ja vasakut oleks automaatne. Siit jagab see ilusti keskele. Ja et oleks natukene elementide vahel tühja ruumi, siis paneks paddingu. Ja padding ka kuskil 10. Neid sa pärast muuda ära nii palju, kui sul endal isu on. Me paneme 5. Ei ole taust on, padding on. Edasi ma panen, et seal ümbrisel on mul minimaalne kõrgus. Et sellest nagu kitsamaks ta ei lähe. Kuna mul on pisike ekraan, mina panen selle, et ta on 600. Sina pane enda ekraani järgi. 800-900. Sa võid vaatama salvestusega, et kui kõrgeks läheb. Ja nüüd laiuseks. 900. Igaks juhuks. RGB color. No. These. Sest idee alles paremad tumedamaks kaugumarida näeks, et mul on ikka midagi siin. Peaks enamalt see, et on pealdis ja nüüd see kauguse krempel tood mul lehe keskele. Kuna mul on kõrgus pandud, minimaalne kõrgus on 600, siis mul tuleb ilusti ekraanist välja. Sina nüüd pead vaatama, kas ta läheb ekraanist välja või ta jääb natukene altpoolt puudu kõrguslaiusega. Siin on kujutus, sina nüüd pane paika. Ja selle marginiga, mis on esimene number, sellega sa määrad ära, palju seal ülevalt reast tahab nagu see vaba ala. Kui sa panid sinna suurem numbri, tuleb suurem tühi ala, mina panin 10, mul on siin ilus kitsas väike. No nüüd on vaja pealdi selle panna stiil külge.
laius läheb ta 100% peale, kõrgus kuskil 150. Taustavärv, et sa kohe näed, et ta sul on teistest erinev on, ta on su 100%. kuna meil on seal, temal on ID pealdis. ma teen talle uue kujunduse. Taustavärvi. laiuseks läheb 100%, et oleks ilusti servast serva. kõrgus kuskil 150. täitsa töötab. nüüd selle ümbris oleva sõna paddinguga, selleks on määrad ära, kui palju jääb tühja ruumi sul seal pealdise ja menüü ja sisu vahe selle ümbrisega. 5 pikslit on see pisikene ala, mis minul on. Sina võid nagu suurema panna või veel väiksema. 1 pikslit või lausa 0. Siis seal üldse sellist vahet ei jää. Mis peale pealdist tuleb meil menüü. nüüd kuna meil on vaja, et menüü ja sisu oleksid üksteise kõrval, siis menüüle tuleb esimese asjana panna paika positsioon. Ei positsiooni, meil on vaja, et ta oleks meil vasakus servas, see oli float'iga. Float ja ta hõljub meil vasakus servas. sa võid panna ta, et ta on ka paremas servas. aga kuna see kujundusega panin paika, et ta vasakus, siis paneme hõljub meil vasakul pool. nüüd kõrguseks tuleb panna jälle see minimaalne kõrgus, min height. nüüd min height'iga on see, et sa pead nüüd hakkama liitma lahutama. sa tead, et sul on ümbris on kõrgusega 600. sellest võtab hetkel ära 150 pikslit võtab see pealdis ja 5 pikslit võtab ära padding, üleval see väike tühi ruum. Need 600 miinus 5 miinus 150. meil jääb järgi 445. min height järg 445 pikslit. ja laiuseks ma võtan, et oleks kuskil 10% kogu laiuseks.
no ikka paneme taustavärvi, et ma näeks ka, et ta tuleb tegelikult mul sinna. Kas siin on sõnadega värve? Ei, 10% kuidagi väga kitsas. No minul jääb kitsaks, sina vaata enda ekraani järgi, et mul on 10% nagu väga kitsaks. 25 jääb liiga laiaks. 20. Nüüd sisule sama asi nagu menüüle. Taustavärv, float left, minimaalne kõrgus ja laiusega jääb nüüd talle 100%-st 80. Kõige lihtsam võid sellest teha endal copy paste. Sõnad ära muuta, värv ära muuta. Ei tea, mis peal see on, aga seal ta on. Ja laius jääb siis 80%. On täitsa olemas. Et enne kui ma siit edasi lähen, mina teen sellele kujundusele natukene efekti juurde. Pealdisel võtan paremad ülemised nurgad, teen ümaramaks. Et vaata, kus sul pealdis on. Kui tahad ümaramaks teha, siis teed. Kui ei taha, ära tee. Mina teen mõlemad nii ülemise paremise kui ülemise vasaku nurga teen ümarguseks. Vastupidi oli. Raadius. Kumba pidi nad nüüd olid sealt? Top left ja left top. Ei pea. Mina teen selle. Mõtlesin, et kui sa tahad, teed endal ümarguses, kui ei taha, ära tee. Top right. Top on ennem. Left. 50 pikslit. Valel asja on, paneme selle päis selle ikka.
mitte ümbrisele. Ja kuna hetkel see taust nagu läbi kumab, siis selle ümbrise taustavärvi ma võtan ära, sest enam pole mul seda vaja. Ma näen ilusti, kui see ümbris mul on. Lihtsalt kommenteerin selle ümbrise taustavärvi välja. Mida? Sa võid, siis on, hetkel on nii, et taustavärv nagu kumab läbi ümbrisest. No. No nüüd kadus kuskilt midagi ära. Ja võtan päisest, võtan ka ära selle sõnatab mul päis on, et hetkel ta seal täitsa segab. Ja ilus tühikujundus. Üleval võtsin sõna päis ära, et ei oleks siin nurgas mingit sõna. Ma näen, et päis on täitsa üleval olemas. Jääb menüü ja sisu. Võtsin seal background ära. Ümbrisest. Kui sul on 3 asja on olemas, taust ära võetud ümbrisel, siis salvesta ja pane enda asjad kinni. Kohe heliseb kell. Notepadis paned iga fail ristiga kinni. Tuleb 10 klass, muudab, võib ära muuta teie loomingu.